31. detsembril visati 5 kassipoega Jõgisoo piimaühistu ette teele. Tänaseks on kohaliku uurimistöö tulemusena loomahülgaja isik kindlaks tehtud. Kohalik mees Mait Kullamaa on oma tegu ka tunnistanud. Loomahülgamist põhjendas ta sooviga mitte kassipoegasid kodus tappa. 4 kassipoega õnnestus meil kinni püüda ja kassi abisse toimetada. Kahjuks 1 kiisulaps pääses minema, aga loodame ka tema lähiajal kinni püüda. Meil on alust arvata, et selline vääritu tegu ei ole Mait Kullamaal esmakordne ja kui midagi ette ei võeta, siis ei jää see ka kindlasti viimaseks. Palun tungivalt teie abi selle inimese korrale kutsumisel. Selline abipalve saadeti Harjumaalt Jõgisoo kandist Eesti Loomakaitse Seltsi. Tulen kella 2 ajal kuskil sõitsin koju ja siis hakkasin koju jõudma mingi mõnikümmend meetrit enne kodu, siis oli teie kassipoegi täis. Ma algul muidugi mõtlesin et sealt kõrval laut on seal lähedal, et sealt lauda kass mingi pojad toonud, aga tegelikult siis tuli välja pärast, et laudas ei ole kassi, ei ole kassipoeg, et maha visatud. Ma sõitsin autoga hoovi ja siis oli niimoodi, et kui ma seisma jäin, siis oli juba see pesakond nagu jamal järel seal, kõik auto all. Et kodukassid, väiksed, sellised paarikuused võib-olla. Välja tuli niimoodi, et need ei olegi kuskilt kaugelt toodud, oma külamees. Niimoodi sinna sokutanud lootuses, et saab vanast õhtuks siis koormast lahti või ma ei tea, mis sellel mehel peas sel ajal läbi käis. Aga helistasite ka mehele ja mis mees siis vastas, võttis süü omaks? Abikaasa helistas ja mees ütles et tema omad ja küsimuse peale siis, et miks ta niimoodi tegi, siis ta küsis, et kas ma oleks pidanud nad siis ise maha lööma ja lõpetas kõne ära ja sellega oli jutt lõppenud tema poolt. Millegipärast arvatakse, et loomahülgamise taga on just vaesem rahvas, kes endagagi hakkama ei saa, aga lubage vastu vaielda. Mait Kullamaa on näiteks vägagi heal järel olev ettevõtlik mees. Kõrgema haridusega, suure maja ja maade omanik. Tagatipuks on ta edukas koerakasvataja, kes ka näitustelt häid tulemusi nopib. Ei saa nagu uskudagi, et temasugune mees kassipoegade põllu peale rebaste kätte loopimisega hakkama saaks. Meil on 2 suurt hundikoera ja meil kassi ei ole. Aga käib üks emane siin meie küünis ja nüüd ta otsustas meie küüni poegida. Ja siis me tekkisid 6 kassipoega sinna. Ta käib, me ei keela teda, püüa piiri. Ja ma püüdsin nad söögiga kasti sisse. Ja mõtlesin, et ma panen nad sinna Jõgisoo auto. Selles suhtes ma ei leia, et mul ei ole kassi olnud. See on hulkuva kassi, pojad, mille pärast ma nad sinna viisin. Kui nüüd tuleb, koerad tassivad laiali, tõmbavad lõhki, laps leiab need kordi lõhki, need kassipojad. Ega see draama oli mul sellegi poolest kodus, et need kassipojad on kadunud. Aga ma ei leia, et ma väga, selles mõttes valesti oleksin käitunud. Kuigi jutt on loogiline ja põhjus arusaadav, siis loomahülgamine on siiski Eesti Vabariigis kuritegu. Mait Kullamaa peab nüüd politseile aru andma. Maidu jaoks tulevad vägisi mured uude aastasse kaasa. Mait Kullamaa oli siis enda arust õigemees kunagi, jah? Ma nüüd ei tea, mis tema peas üldse oli, kui ta need kassid sinna tõi. See ei olnud mingisugune suvine ilm, väljas ikkagi miinuskraadid ja ilma toiduta, ilma soojata niimoodi sedasi vanast õhtul 5 kassipoega niimoodi sedasi lihtsalt tänavale visata. Lauda läheduses elamine on Jõgisool ebamugav, sest eks ka pealinna rahvas sokutab oma liigsed kassipojad pahatihti just sinna. Kuigi Ants Uus on oma raha eest enamuse laudakasse ära steriliseerinud ja kassikoloonia tekkimist pole karta, siis juurde toodud kiisud olid aga juba liig mis liig. Nii pöörduski mees loomakaitsjate poole. Vaatamata sellele, et kassiabis pole praegu vabu kohti, siis tuli lihtsalt need nüüd leida. Kassid olid väga viletsas seisus, nad olid väga usse täis, neid on ravitud, poputatud, nad on tilguti all ja ei oska öelda, mis nendest saab hetkel. Need 3 on päris elus, aga 2 tükk on kehvad, jah? Jah, on väga kehvas seisus, et ei oska öelda. Kasse kipub Eestis alati justkui veidi üle jääma.
lõppude lõpuks on ju tegemist tõeliste sigimise maailmameistritega. Looma hülgamine on kuritegu, siis oleks mõistlik oma loomad steriliseerida, kastreerida, et vältida soovimatuid järglasi. Ja teie organisatsioon on siis pühendanud ennast kasside päästmisele, et miks te teete seda, et ilus tüdruk, et kas midagi targemat üle teha siis noores eas või? Keegi peab ju ka selle probleemiga tegelema, et jah, mulle meeldib seda teha ja ma leian, et nende kodutute kiisudega tuleb ka tegeleda ja on tore, et on vabatahtlikke, kes selleks aega ja energiat panustavad.